lähe. Ehitustööriistameeskonna praegu lahedalt aega kulutanud rünnakul 7 sekundit jääb aega. Gonzales ei ole ka veel viskepositsiooniski, suutis sööta Milkele, Milke jõuab viskele minna, viskab aga mööda ja jälle on Toronin kõrgel. Just Marek Toronin see, kes palli peremeheks jääb ja see peaks olema nüüd küll Milke viga. No, Marek Toronin on vist Eesti korvpallis see mängija, kes pidevalt on põrandal ja kogu aeg saab haiget miskipärast. Jah, kui see ainult ei tooks enam niisuguseid vigastusi nagu siin üle-eelmisel aastal, kui Marek pidi mõneks ajaks ju korvpallist eemale jääma. Tartased on nüüd siis taga 2-54-56, 6 minutit 10 sekundit jääb kohtumise lõpuni. Ikka platsil Rannula, Vaskis, Kikerdil, Toronin ja Allingu tartlastel. Ja Allingu üritas seal korvi all küll ruumi teha, aga Rannula teed takistas kõigepealt Gonzales ja see on kas tõesti Gonzalesil alles esimene viga. Jah, see on Gonzalesil esimene viga. Nüüd siin Vaskis oskas petta mehi õhku, viskab mööda. Ja nüüd lähevad Gonzales ja Freier kahekesi. Ei hakanud siiski lõpuni minema, kui on olemas ju täiesti vaba mees, aga Karl-Peeter Korbek viskas mööda, nüüd on tartlaste vasturünnak ja loomulikult läheb Toronin korvi alla väljates, korv loeb, korvi peal oli küll Howard Freier, lükkas palli korvi rõnga pealt ära ja mida ütlevad kohtunikud, vise peaks minema, vise läheb Marek Toroninile, läheb 2 punkti kirja, 56-56, mänguseis on viigiline, 5-40 jääb kohtumise lõpuni. Nii et kõik on veel ees. Absoluutselt, kõik on võimalik. Ja ütlen ausalt, et ei tahaks olla mitte nende treenerite nahas praegu. Aga võitja treeneri nahas küll, nahas võiks ju olla. Võitja treeneri nahas tahavad kõik olla, aga mängija nahas. Freier üritab seal pea ees lausa alasse sisse murda, kas siin Vile ei kõlanud, korvi alt saab palli Milke, kõige pikem mees ja paneb ka palli korvi 58-56, jälle mees ehitustöörist ja mees on 5 minutit 10 sekundit kohtumise lõpuni. No Vaskise julge reid korvi alla lõpeb sellega, et Howard Freieri käest läheb pall lausi. No Freier võitleb korvi all praegu tõesti meeletult, sama meeletult nagu ründab Vaskis. Praegult on jälle tekib see teis, et Vaskis nagu esimene mäng, et Tartu tahab liiga nagu üksikult või noh, individuaalselt rünnata ja see rünnak nagu oli välja mängitud koht. Suurepäraselt, kui avanes paremal äärel Marek Toronin ja väga ilus vise 58-58, juba vähem kui 5 minutit ja kohtumisele. See Vaskis eelmine läbiminek oli jälle näide sellest, et ta võtab enda peale, aga ta nagu ei hinda olukorda, Ehitustööriistameeskond tõmbab tavaliselt ju kõik need finaalmängud on edanud väga hästi korvi alla kokku ja katsuda sealt midagi saavutada. Siin läheb praegu Freieri vise mööda. Aga teisest küljest on jälle see, et 5 minutit on jäänud mängida ja keegi peab selle asja enda peale võtma ja nagu öeldakse, et teinekord peab selle asjaga keegi kihva keerama. Aga nüüd siis vahetus Tõnu Lusti poolt, Marek Toronin tuleb pingile ja Anti Vasar, kõva võitleja Anti Vasar tuleb väljakule, Veljo Varessa puhkus ehitustööriistameeskonnas ja Tanel Kaljula tuleb tema asemel. No vaatame, kas see värske veri nüüd muudab midagi siin mängus. Gonzales söödab välja Kaljula, aga Vaskis teeb Kaljula vastu vea, see on Eugenius Vaskise 4. viga. Kolmas siiski, jah, 3. viga. Kas tõesti 3? Jah, ei, 4. viga peaks olema, 3 on Vaskisel kirjas. 2. 3. siiski, jah, nii et tabloo valetab, aga arvutiprogramm näitab õigesti. Nii et Eugenius Vaskisel on see siiski 3. viga. 4 veaga on tartlastest Silver Lepik, Tanel Kaljula, vabavise läheb mööda, aga Milkel õnnestus pall lükata tagasi Gonzalesele. Sellistel hetkedel on väga valus, kui siis vabaviskeid viskab meeskond, saab selle lauapalli kätte pärast mööda läinud vabaviset. Milke Idas, Kaljula läheb lausa pea ees korvi alla välja, aga õnnestus sööta Milke ei taba ja Vaskis jääb palli päremeheks, Milke tõmbab nüüd Vaskisele sisse ja see viga läheb Nathan Milkele, selles ei saa ka kahtlust olla. Nathan Milke on teinud 3 viga ja see on mehe 4. viga. No siin oli näha ka, et Vaskis tegelikult oskuslikult pettis selle vea poolelisti nagu välja, aga see käib kõik mängu juurde, see on Panso kool, nii et Tartlaste rünnak, tartlased on punktiga taga, väga hea söödu sai tagasi Anti Vasar,
Vaskiselt ja Anti Vasar, väga hea vahetus, Anti Vasari tartlased ette punktiga 60-59, 3-50 ja kohtumise lõpp oli Gonzales ja Freier korvi alt. Ja seal teeb vea Asko Paade ja see on Asko Paade kolmas viga. Nii, Allan Torbek teeb veel vahetuse, jälle ja jälle, väga tihedalt teeb Allan vahetusi, nii et nüüd siis saab Kaljula puhkust ja jälle asemel on siis tema asemel on nüüd Veljo Vares. Treenerina on selles mõttes raske, et kui sul on nii-öelda 9 vahetust võtta näiteks, et lihtsam on siis, kui sa tead, et sul 6 meest mängivad ja need mängivad, et aga kui on 9, siis juba tekib probleeme, et kes rohkem saab mängida, kes vähem ja kes täna mängib, et Vaskis, Gonzales katab praegu Vaskist väga tihedalt. No Rannula jääb vabaks, küll Howard Freieri pikk käsi tõusis ette, jõudis visata, aga lauas on siiski peremehed praegu, ehitustööriista mehed väga hästi blokeerisid tartlaseid. Gonzales, no see oli küll avantüüri taoline vise ja ei taba ka ja pall tartlastele tõesti niisugust viset ei maksnud praegu teha pealegi. Rünnaku aega jäi ju veel kui palju. No see on see olukord, et mängija võtab vastu otsuse ja ega sa ei saa sinna midagi muuta, et mäng läheb omasoodu edasi, et mulle tundub, et Tartu võiks nagu natukene rohkem seda oma rünnakut laiali tõmmata ja sinna alla otsida, et Kikerpil korvi all mängib Varese vastu, viskab mööda Milke. Ja no siin oli küll niisugune lahtine pall, põrkas Vaskis ja Milke võitlesid palli pärast. Timo Suslav vilistab vea Eugenius Vaskisele ja nüüd on see Vaskisel küll 4. viga. Nii, ja kohtumise seis on 60-60 mängu lõpuni, aga juba vähem kui 3 minutit, 2 minutit ja 56 sekundit. No praegult on väga raske üldse ennustada, kes võiks selle mängu võita, sellepärast et mõlemad meeskonnad on kuidagi krambis, et kas siis nüüd vabavisked saavad selleks kirstunaelaks, nagu meilegi kunagi selle loo ajal. Igatahes Milke esimene vabavise ei taba, 60-60, Nathan Milke üritab teistki korda ja nüüd läheb. Ehitustööriist on 1 punktiga ees, 61-60 ja Nathan Milke on toonud oma meeskonna kasuks. No ütleme, siis 10 punkti. Sellises mängus 1 punkt on juba väga suur eduseis. Freier aga loomulikult üleplatsi mees ehitustööriista meeskonnas 15 punktiga. Asko Paade läheb korvi alla välja, talle pannakse tee kinni, pall uuesti Asko Paadele ja ei määrata Asko Paade 62-61. Jälle on ees Tartu meeskond. Fantastiline punkti mäng on nüüd viimastel minutitel hargnenud. Ei saa öelda, et initsiatiiv oleks nüüd läinud ühele või teisele võistkonnale. Kaugel veel? Siin ongi nagu see, et ütleme, ehitustööriista poolt on legionärid need, kes teevad silmasid, aga ütleme, Tartu poole pealt võikski näiteks Paade olla see, et kui Nilke mängib tema vastu, et las ta võtab siis 1-1 kätte, läheb läbi ja noh, seal on ilmselt talle eelis nagu ikkagi. Milke arvel 12 punkti ja omakorda on ees nüüd ehitustööriista meeskond 2 minutit ja 3 sekundit enne kohtumise lõppu. Rannula, kuhu läheb? On seal sööta kuhugile, sai kuidagi moodi anda sinna meeste summa Vaskisele. See oli küll lausa ime, et põrk ja sööt Vaskisele jõudis. No, see sööt oli nii mõeldud. Oli küll, aga muidugi ehitustööriista punastes värvides mehi oli seal ümber lihtsalt tõesti nii palju, aga visata muidugi viskas. Vaskisel enam ei õnnestunud. Viga kirjas ja Eugenius Vaskis, kelle arvel siis praeguseks hetkeks 14 punkti. Seejuures on ta visanud vabaviskeid täna 100%-liseks, nüüd siis 4-4. 63-63, minut 59 jääb kohtumise lõpuni ja Eugenius Vaskis, kes 2 punkti viskeid on tabanud küll 11-4 kolmest üks, siis vabaviskeid täna 5-5 ja Tartu ees 64-63. Vaaditi ongi see, et need vabavisked tegelikult määravad mängu saatus, isegi kui sa võib-olla kaotad 10 punktiga mängu, et sa võid visata 30 vabaviset peale, 10 tabad ja sa oled 20 punkti lihtsalt ära andnud. Freier on hoos, aga nüüd viskas Freier mööda. Kas oli see nüüd otsustav hetk? Minut 39. Nüüd on oluline see, et kui Tartu Rock saab korvi, siis neil on väga suur eelis, sellepärast et hetkel nad on võrdse seisus, aga siis peab hakkama vastane juba mõtlema, et mida edasi teha. Vaskis läks korvi alla välja, aga ehitustööriista mehed said puhtalt käe peale panna, ometi läks nende käest pall out'i ja tartlased jätkavad rünnakut. Vahetus, jah, 8 sekundit on aega mängida, vahetus ehitustööriistal Tanel Kaljula tuleb väljakule, Howard Freier saab puhkust
Niisiis Marek Toronin paneb palli mängu Rannulale. Rannula, no on veel aega rünnakut mängida, läks viskele. Kikerpill sai palli, ei, mööda. Gonzales läheb, söödab Kaljulale, Kaljula ei sööda veel Varesele, läheb ise. Pole kiiresti, tahab korvini jõuda, miks nii vara? Ei olnud põhjust veel nii vara üritada. No, aga no nii ahvatlev oli sinna korvi alla minna. Kohtunik vilistas vea ja 2 vaba viset selles mõttes, et kui vaatasime siin eelliselt rünnakut, et tartlaste näod olid väga pikad ja ootasid seda kohtuniku vilet, aga seda ei tulnud, et lasti jõuliselt mängida, siis hetkel nagu ehitustöörist on väga heas seisus, sest punkti mujalt ei tule ja saad vaba viskeid visata rahulikult. Tanel Kaljula vaba visetel ehitustöörist on minut ja 12 sekundit enne kohtumise lõppu jäänud punktiga taha, aga Tanel Kaljula käe läbi on mänguseis jälle viigiline, nüüd siis 64-64 ja Tanel Kaljula isiklikul arvel 12 punkti. Ja kuidas elab kaasa ka peaminister Andrus Ansip, nägime seda, just on kirglik korvpallisõber, on kirglik spordisõber. Loomulikult kui nüüd tuleval aastal, aga ilmselt suve teisel poolel valmib Tartu uus spordihoone Annelinnas, Annelinna Ihaste vahel, mis peaks mahutama 3000 pealtvaatajat, siis ehk ka pallimängu jälgimise võimalused Tartus paranevad, aga praegu peab leppima Tartu Ülikooli vana 23 aasta vanuse spordihoonega. Tanel Kaljula vaba vise läheb ka, nii et ehitustöörist on nüüd punktiga jälle. Ei taha midagi sõnuda ära, aga see vaba vise võis osutada nagu mängu saatuse, et võib vabalt juhtuda, et enam minut ja 7 sekundi jooksul punkte ei visata. 3 sekundi pärast on algamas kohtumise viimane minut. Vaskise vise läheb mööda, ei saa ka Kikerpill palli korvi upitada. Gonzales tuleb pika põrgutusega üle, on üksinda 3 tartlase vastu, ei hakka loomulikult seal midagi üritama. Kohtumise viimane mänguminut käib 47, 46, 45 sekundit kohtumise lõpuni ja 10 sekundit aega ehitustöörista meeskonnal rünnakut ededada. Freier viskab, Freier vise läheb mööda, Vaskis saab lauapalli. Nüüd on jälle võimalused tartlaste käes 35 sekundit kohtumise lõpuni. Vaskis tuleb, seal on mehed vastas, kellele sööta. Kikerpillile, Kikerpill söödab justkui Vaskisele, ei päästis Rannula. Rannula põrgatusega 10 sekundit on aega nüüd tartlastel. Milline kombinatsioon välja mõeldakse? Rannula läheb, söödab Paadele. Paade vise läheb aga mööda ja pall jääb kellele? Mitu meest võitlevad? Howard Freier on palli päremees, 11 sekundit, 10 sekundit. Nüüd on ainult vaja palli hoida. 64. Palli peavad hoidma praegu ehitustöörista mehed ja nüüd teeb Marek Toronin Milke vastu vea. Selles mõttes see oli nagu õige viga, et 6,2 sekundit. Ehitustöörista mängijad oleks pidanud seda palli nüüd püüdma hoida lõpuni, et aga mängijad jäid ületulekuga hiljaks, et Milke ei saanud söötu teha. Ja Marek Toronini poolt nagu õige viga, sellepärast et pall on vaja kuidagi kätte saada selle ja ei ole ka väga vale mees, kellele viga tehti. Natal Milke on täna visanud vabaviskeid 4 korral 50%-liselt, 2 on tabanud. Jah, aga samal ajal on ehitustöörista meeskond ju ikkagi 1 punktiga pealt ja kui nüüd ka Milke oma 50%-lise tabavusega jätkaks, siis oleks ehitustöörist ju 2 ees. 6,2 sekundit aega, 6,2 sekundiga võib muidugi maailma pöörata, imesid võib juhtuda. Kõike võib juhtuda, aga kõigepealt on Milkel võimalus näidata, et kas tal on närvid olemas või mitte ja see, mis ta varem on visanud, ei ole enam üldse tähtis, et tähtis on see, mis ta praegu teeb ja numbrid tablool näitavad nagu selgelt seda, et ehitustöölistal on edu, et ta tegelikult on mõnes mõttes pingest vaba, et on närviline mäng, on pingeline mäng, on tõelist finaali väärt mäng nüüd küll ja ei ole mõtet siin arutleda statistika näitajate üle, mis näitavad mängu praaki. Need on absoluutarvud, mis tegelikult hammas-hamba mees mehe vastu võistluses suurt midagi ehk ei näitagi. Küsimus on selles, kumb eksib rohkem, kes sunnib keda eksima, aga praegu on siis mängusaatus. Võimalik, et mängusaatus on 2 meetrit ja 10 sentimeetrit pika Nathan Milke käes. Ohio osariigist Ameerika Ühendriigidest pärit mees on vabavisetel ja see on tema 5. vabavise tänases mängus ja see läheb mööda. 65-64. Kodupublik küll rõõmustab, aga noh, see on nii-öelda napp rõõm hetkel, et mänguaeg on siiski väga vähe. Ja teine vabavise Milkel, no näis, mis sünnib siis teisel vabaviskel. Milke vabavise läheb, nii et 50%-liselt on Milke tabanud. Mida teeb nüüd Vaskis? Sekundid hakkavad jooksma. Vaskis üritab korvi alla välja minna. Ei, söödab Toronile, Toronini kõrge vise tabab ja kas see oli 3 punkti vise? Jah, nii et Marek Toronin otsustas selle mängu tõesti viimasel sekundi kümnendikul kõlab sireen. Tartu Ülikooli spordihoone publik on püsti peale
vaid 9 ehitustööriista fänni ja tõepoolest Marek Toronini 3 punkti vise otsustas tänase mängu saatuse. 67-66 on kolmanda finaalmängu võitnud tiitlikaitsja Tartu Ülikool Rock ja läheb mängudega 2-1 ette. Sellist mängu ei mäleta, et sellist lõppu, et aga noh, see ongi korvpall ja see on see, mis toob rahva saali, et ja nüüd tahaks olla Tõnu Lustinaas küll. Kallistab Anu Sääritsat ja vist viskaks selle õhku ka. Kes ei tahaks olla seal väljaku keskel praegult, eriti Marek Toronin ise on ju. Loomulikult. Ja niisugust korvpallimängu finaali Eesti meistrivõistlustel annab mäletada ja lõppes ta siis Marek Toronini efektse kõrge kaarega kolmesega, kusjuures Marek Toronin viskas täna 2-3 ja tabas mõlemad ja kui magus oli see viimane kolmene. Kusjuures mul tulid meelde hetked, et on ju lahkutud väljakult täpselt samade tunnetega nagu ehitustööriist täna ja korduvalt, et see oli võiduvorm. See on väga valus tunne. Nii ta on, keegi peab selle mängu võitma, keegi peab selle kaotama lõppude lõpuks ja täna oli, ma ei tea, kas nüüd õnn, aga igatahes tartlased võitsid ja nüüd on sõna täna päevakangelaseks tõusnud Marek